See nädal oli meie tiimil väga lahe võimalus olla 2 päeva Lätis ja kohtuda Baltikumi turunduse ja kommunikatsiooni praktikantidega. Aga nüüd täna hommikul tööle tulles juhtus selline lugu, et Jaak ei ole. Aga lähme otsime siis Jaagu üles, lähme käime kõik 15 korrust läbi ja vaatame, kas äkki keegi on näinud teda. Kas sa oled Jaaki näinud või? Sa oled HR praktikant, sa ikka tead ju, kus Jaak on? 10. korrusel või? Ja ta vist seal äriarenduses ma kuulen. Okei, no aga lähme siis 10. Nii, aga lähme vaatame, kas Allar äkki teab, kus Jaak on. Kas sa olete näinud või? Ei ole siin näinud küll. Aga mis sa arvad, kus ta võiks olla? 4. 4. korrusel või? Innovatsioonikeskuses. Aga äkki on Jaak siis innovatsioonikeskuses, äkki ta arvas, et täna on Youth Lab. Võib-olla tõesti. Teate, me käisime terve innovatsioonikeskus läbi ja me ei leidnud Jaaki siit üles. Aga äkki Allar ajas korvus segama, lähme igaks juks vaatame 3. ehk Jaak on seal. Mirjam, kas sa oled Jaaki näinud? Ei ole. Aga kas sa tead, kus ta võiks olla? Äkki ta on teisel? Lähme vaatame siis teisel. Raimond on seal. Raimond, sina tead elust ja asjadest palju. No räägi. Me kaotasime Jaagu ära. Kas sa oled Jaaku näinud või? Ei ole. Aga sa võiksid teada, kus ta on. Kas te mitte kodukontoris ei ole täna? Ja ta ju eile ütles, et ta teeb täna Tartust oma Exceli tabeleid. Väljas on 30 kraadi, istun hetkel Tartus, Raekoja platsil. Naudin ilma, naudin olemist. Keegi muretsema ei pea, pole ma kuhugi kadunud. Võtsin täna lihtsalt sellise mõnusa kodukontoripäeva. Tähendab seda, et võin ükskõik kust tööd teha. See nädal saime siis lõpuks oma digiprototüübiga valmis. Me harjutasime veelgi oma pitchi ja esitasime selle eelžüriile. Ja tegelikult selle läbi alguses me õppisimegi erinevaid võimalusi, kuidas ärid saavad kuidas ärid raha teenivad, mis on see väärtuspakkumine, mis me siis pangale tänu sellele arendusele siis juurde anname. Et see nädal kuulsime kõikide teiste meeskondade pitche ja nii lahedate ideedega on tegelikult selle 6 nädala jooksul välja tulnud, et tõesti konkurents on tihe ja praegu küll ei oska ette ennustada, kes sinna top 3 pääsevad. Et saime ka iga tiimsega žüriilt tagasisidet, et see on selline kriitiline, vaid pigem selline õpetlik, et mida võiks järgmisse nädalasse mõelda endale veel lisaks ja mida täiustada. Ja kuigi tegelikult me pitch ja prestatsioon, mis pitchiga kaasa läheb, on valmis ja siis tegelikult ta ikka veel ei ole valmis. Eriti kui me nägime kõiki neid teisi oma konkurente siis esinemas, siis me teadsime, et me peame enda prestatsiooni pitchiga täiustama veel ja just nimelt juurde otsima reaalseid numbreid ja arve ja summasid, mida me siis žüriile esitada saame, mille pärast meie siis see asi, mida me arendame, on väga kasulik. Nii et veel tuleb see nädal korralikult detaile täiustada, et me ikka teisipäeval, demopäeval võiksime olla oma parimas vormis.